Tere, armsad priimad! Oleme siis jõudnud siiamaani, et käes on distantsõppe vist juba 6. nädal ja teie tutipäev. Kui me oleksime koolis, siis me koguneksime kas kooli aulasse või sisehoovi ja teeksime väikese aktuse. Kuna seda me täna teha ei tohi, kuid me väga soovime, et see päev oleks teie jaoks ikkagi mingit moodi eriline ja meeldejääv, siis otsustasime teile saata videotervitused. Mina panen enda videotervituse siis teile siit Aravete kandi metsadest. Mis ma oskan teile öelda? Teie gümnaasiumi aastad on olnud päris rajud. Te astusite 10. klassi koolidesse, mis käisid sisse tallatud radu mööda. Te teadsite, kuhu te lähete ja te teadsite, mida oodata. Kuid siis äkki tuli teil teha valik. Kas jätkata teed Paide gümnaasiumis või mõnes muus koolis? Ja Paide gümnaasiumis oli kindel vaid üks asi. Et väga paljud asjad ei ole kindlad. Väga paljud asjad olid vaja läbi mõelda, läbi arutada, kokku leppida, katsetada. Ja võin öelda, et teil on olnud see au teha Paide gümnaasiumi esimesed sammud. Ehk teie käidud radasid mööda astuvad paljud tulevased gümnasistid. Te olete andnud koolile enda näo. Te olete kaasa rääkinud erinevatel teemadel, olete andnud meile nõu ja tagasisidet, olete teinud ettepanekuid, olete välja tulnud mitmete ideedega ja neid ka ellu viinud. Te tegutsete nii tantsurühmades kui laulukooris, õpilasesinduses ja koolimeedias. Ja ma tahan teid selle eest tänada. Aitäh teile! Te olete olnud aktiivsed ja asjalikud. Te olete olnud tublid ja tegusad. Vahel olete olnud ka jonnakad. Olete pannud meid pingutama. Ja loodan, et sama palju on kool pannud pingutama ka teid. Teie teine aasta Paide gümnaasiumis algas justkui rahulikult, kuid siis äkki kuulutati kooliaasta lõpus välja eriolukord. Ma mõistan, et see tekitab palju ärevust, sest seda teadmatus kahjuks teeb. Kuid sellest hoolimata olete olnud väga-väga tublid ja olukorraga väga ilusti hakkama saanud. Ning lisaks sellele oskate käsitleda erinevaid programme ja vahendeid. Nii et see on siis ka üks väike pluss kogu selle olukorra juures. Kui nüüd mõelda tagasi 3 gümnaasiumi aastale, siis küsige endalt, kas te olete inimesed, kes küsivad, kes need lollused välja mõtles, kes on nendes jaburustes süüdi, või olete inimesed, kes küsivad, mida mina saan sellest olukorrast õppida, mida mina sellises olukorras teha saan ja mida ma järgmine kord saaksin teisiti teha. Negatiivsed mõtted on meie peas ülekaalus. Nad tulevad sinna ise. Positiivsete mõtete kallal aga peab vaeva nägema ja neid peab teadlikult mõtlema. Kuid just positiivsus on see, mis meid elus edasi aitab. Võib öelda, et oleme jõudnud kohta, kus üks uks sulgub. See gümnaasiumi lõpp on ju ukse sulgumine ning paljud aknad avanevad. Mina aga ütlen, et vahel tuleb see aken ka ise avada. Teie ees seisab palju valikuid. Kaaluge enda valikuid. Mõelge nende peale, kuid kuulake ka südame häält. Ja kui veel täna ei tea, siis andke endale aega.
küll see õige valik tuleb. Kuid valikuid tehes pidage silmas ka seda, et kui te olete midagi valinud, siis te peate oma valikute eest ka vastutama. Üks tore vanasõna ütleb, et igaüks on oma õnne sepp. Võtke siit koolis saadud teadmised, oskused, hoiakud, kogemused, sõbrad, tuttavad ja uued tutvused ning sepistage endale ise õnn. Ja sepistage te just selline, nagu te väärite ja nagu te soovite. Omalt poolt soovin teile veel edukat kooli lõpetamist ja ilusat kevadet. Tahan teile öelda, et ajad on nii, nagu nad on. Nina nurgu lasta pole mõtet, liiga püsti hoida mitte ka, sest muidu juhtub nagu jõehobuga, kes nina liiga püsti hoidus ja nohu sai. Aga iga halb on millekski hea ja kunagi ei tea, mis kasuks tuleb. Täna sajab vihma, on külm, homseks ehk paistab päike, võib-olla mitte. No, kõik võib ju sõltuda sellest, kuidas me vaatame. Ja kindlasti iga pilve, iga musta seina taga on valgem, on päike. Nii et pea püsti ja selg sirgu. Noored, meil igaühel on käia oma tee, aga kahjuks on nii, et nendel teedel puuduvad teeviidad, mis näitaksid, et see tee on õige Sabine jaoks, see rada on mõeldud Karl Markusele või see on hoopis tee, mida peaks käima Laura või hoopis see, mida peaks käima Ivar. See, kas sinust saab? Või lapsevanem või see otsus sõltub sinust ja sellest, kui palju sa oled valmis panustama. Õige otsus, vale otsus. Mina loodan, et te teete kõik oma õiged otsused ja ma soovin teile per aspera ad astra. Tervist, head noored! Kui ma õpin, siis on Riigikokku, sinna, kus need naised-mehed hääli ei saa kokku. Tegelikult tahan ma teile öelda, et see Riigikogu pole nüüd küll ainukene koht, kuhu tööle saada. Ma arvan, et meil õpetajate hulgas on tulevikus väga palju erineva insenere on kindlasti, siis on meil meditsiinitöötajaid, iluteenindajaid, IT-spetsialiste loomulikult. Ja ma arvan, et meie õpilaste hulgas, lõpetajate hulgas on ka tulevasi maailmarändureid.
kes lähevad kõigepealt maailma avastama ja siis leiavad oma tee. Aga mina olen täna siin lumises Paides ja mul oli väga suur tahtmine hakata oma peenrale äärekive panema. Aga nagu te näete, siis lund sajab, aga see tegelikult mind ei sega, sest kui on suur tahtmine midagi ära teha, siis ei sega ei vihm, ei tuul, ei miski muu. Ja võib-olla siit minu mõttekäik ka teile, et kui te midagi teete, siis tehke seda kirega, pange sinna emotsioon ja kõik oma tunded. Sellepärast, et nagu minulgi, mul on nii suur tahe see peenar korda teha, mind ei sega see lumi. Ja nagu öeldakse, siis alati sellisele tuulele ja tormile järgneb ka päike ja ilusilm ja iga tunneli lõpus on ka valgus. Nii et oma unistuste poole sirge seljaga ja emotsiooniga. Ma soovin teile kõike head ja me näeme veel. No nii, noored! It's your big day! Incredible job! I know we had our differences, but today I just want to tell you. Congratulations!